täna oleme Keilas ja me avame varsti. Niipea kui me saame asjad korraldatud ja asjad õigesse paika, te näete, kauplus on siin, on meil nimetatud kaubaait. Ja see on kõik hea kraam, mida me paneme müügile. See tuleb meile second-hand kauplus, aga siin on palju uusi asju ka samuti. Ka käsitöö, mis naised on Lootsuskülas teinud ja ka erinevad töö, ilusad käsitöö asjad, mis on ka meeste poolt tehtud Lootsuskülas. Aga see eesmärk selle kaupluses on muidugi nagu iga kauplus, teenida raha, olla ka kontakt, olla isik ja koht, kus ka saame levida selle hea uudist, mis on lootus inimestele, kes on sõltuvuses. Aga samal ajal kõik, mis on siin müüdud, läheb kõik toetuseks Lootsikülale. Ja siin on päris palju tööd tehtud. Ja siin on palju tööd tänaseks tehtud, aga väga palju on veel teha. Nii et ega see töö siit mitte kunagi otsa ei saa samas ka. Ja. Aga muidugi see ruum, kui ma alguses tulin siia, see oli päris armetu. Ja, siin ei olnud ei põrandaid, lagesi, siin oli pime, niiske, külm. Aga täna on meil siin soe, võime sussiga ringi käia, lühikeste pükstega ja valgus on meil sees ja me oleme ühe etapi lõpetanud. Me oleme järgmises etapis, et toome sisse juba asju siia kauplusesse, et nii-öelda see, et me suudaksime puudutada nii-öelda seda kogukonda, kes on Keila linnas, et ulatada nendeni, et meil ei oleks lihtsalt tavaline kaltsupood nurga peal, aga et meil oleks pood, mis puudutab inimesi, et see lootus, mida nad saavad siit tunda, et see oleks elu muutev ka nende eludes. Pakume inimesele kohvi ja mitte 5 euro eest, see on tasuta. Ja me anname inimesele võimalust olla kaupluses, kohvi juua, aga siia nurka tuleb ka, ütleme, üks ilus koht, kus saab oma lapse panna. Ja, me paneme kohvimasina siia, me hakkame klientidele jagama tasuta kohvi, sest et see raha, mis me võib-olla kohvi pealt teeniksime, ei katta ära seda tunnet, et inimene saab tulla poodi ja ta saab võtta tasuta kohvi, käia ringi, uurida kaupa, istuda, samal hetkel panna oma lapse sinna lapse aedikusse ja tunda ennast hästi siin. Et tal oleks siuke tunne, et ta tahaks siin olla, et tal ei tuleks seda tunnet peale, et oi, kuule, ma ei taha siin olla, et ma lähen ära. Et tal oleks siuke meeldiv tunne siin poes peal. Enam-vähem seda kaupa on tulnud Rootsist, kas pole? Ja enamjaolt on see kaup kõik tulnud Rootsist ja me olemegi põhimõtteliselt täna mõni tund tagasi selle alles siia sisse toonud. Nii et me laseme oma kiiretel kätel käia, et võimalikult ruttu saaks see kauplus avatud ka linna jaoks. See koht ootab sind. Siin võib niisama tulla ka juttu ajada, kuhu vaja. Ja kui tahate ja kui aega on. Nii et me tahame olla teie hea külanaaber siin Keila linnas, avades seda ilusat kauplust, mis on päris palju tööga tehtud. Kui palju mehi oli selle ühe korraga, kes tegid seda? Meie oma Lootsuse küla mehed. Ja, me oleme põhiaja, me oleme võib-olla 2 seda teinud, aga vahepeal on veel 4-5 meest abis olnud. Nii et siin on kogu aeg käinud siuke nagu töö, nagu sipelga pesas võib ka öelda. Et isegi kui meid olid vähe, siis me tegime seda rohkem kiiremini tegime. Nii et jah, meil on olnud siin erinevatel aegadel erinev kogumus mehi. Uued ajad, koroona on möödas, ma loodan, ja usume ja head ajad on ees ja eriti selle paikas siin, mis ei ole varem nii ilusat, kuidas ma ütlen, kaupa, inimesi, siin Keila linnas väga lähedal on raudteejaam ja nii et astu rongi pealt maha, tule meile külla, me jääme teid ootama.